von den nötigen Eigenschaften eines Freimauers. Die Uneigennützigkeit, die Gefälligkeit, omakasu die püüdmatus, Beständigkeit, die Verschwiegenheit, lahkus, die Behutsamkeit, ustavus, die Unerschrockenheit. vaikivus, ettevaatlikkus, kartmatus. Iga vend peab teadma, et ordu ei ole tänamatu. Tal on küllalt lugupidamist, et seda ausatele liikmetele korvata. Aga samal ajal ka piisavalt võimu, et karistada eksimusi. Need ehted on tehtud Tallinna ja Peterburi parimate kullasseppade juures kuskil 18. sajandi lõpus. Ajal, mil üle Euroopa levis võimas idee levitada teadmiste valgust kogu inimkonnale. Sellest valgustusaja särast ei jäänud eemale ka Eesti ja Liivimaa kubermangud Vene impeeriumi äärel. Need ehted võeti välja salajasteks koosolekuteks, mille tunnistajad olid üksnes ehete omanikud ise. Kes seal olid? Näiteks Otto Friedrich von Pistolkors Rutikvere mõisast ja Karl Emanuel von Ungern-Sternberg Pürksist ja Berend Johann von Üksküll Vanavigalast ja põlulamõisnik Heinrich Otto Zöge von Manteuffel. Ka August von Kotzepuud, näitekirjanikku, nähti seal. Oli arste, õpetlasi, kunstnikke, pastoreid. Vabamüürlased, nii neid kutsuti, moodustasid hierarhilise organisatsiooni, mille eesmärk oli muuta ühiskonda paremaks läbi oma teadmiste ja salateadmiste. Nad plaanisid salaja, kuid tegutsesid avalikult. Nad asutasid teaduslikke ühinguid, lugemisringe, klubisid. Näiteks Otto Friedrich von Pistolkors toetas isiklikult Põltsamaa pastorit August Wilhelm Hupelit, tema huvis uurida eesti keelt ja eestlasi. Võib väita, et ka Tartu Ülikooli taasavamine 1802. aastal oli mitmete vabamüürlaste sihipärase tegutsemise tulemus. Jälg sellest on jäänud ülikooli esimesele väikesele pitsatile, kus on ära tunda püramiid ja mitu muud vabamüürlikku sümbolit. Igasugune saladus ümbritseb ennast müütide ja legendidega. Nii armastasid ka vabamüürlased pidada enda eellasteks keskaja vabasid kiviraidureid müürseppi, suurte katedraalide ehitajaid, kes rakendasid ainult neile teada olevaid oskusi. Oma töö lõpptulemust nad sageli ei näinud. Aga on mindud ka veel kaugemale, nähes eellasi ka kunagistes Egiptuse püramiidide kavandajates. London. 1717. aasta jaanipäeval ühines siin mitu ehitusmeistrite looži üheks suurloožiks. Peale ehitusmeistrite kuulus sinna hulk rikkaid toetajaliikmeid ja haritlasi, kelle edasisest humanistlikust tegevusest saigi alguse moodne, nii-öelda vaimne vabamüürlus. Nii ongi vabamüürlaste tähtsaimad sümbolid sirkel, vinkel, kellu, lood, täpse mõõtmise ja ehitamise riistad, samuti kõike nägev silm, mis näeb päikest, kuud ja tähti ning inimese kõige sügavamasse hingesoppi, tasudes siis kunagi vastavalt tema headele tegudele. Kolmnurk. See sümboliseerib universumi suurt arhitekti, kelle tunnistamist igalt vabamüürlaselt nõuti.
Keskaegsete tsunftide ajast on üle võetud ka oma hierarhia. Õpipoiss, sell, meister. Näiteks sellist põlle võis kanda üksnes meister, aga ei iial sell. Eestimaal loodi esimene loož 1773. aastal Tallinnas. See sai nimeks Iisis. Alguses käidi koos Raeapteegi peal. Oma maja, Sauna tänav 4, ostis loož endale 1815. aastal. Aga Iisis polnud ainuke. Olid veel 3 sõjavasarat, Vennaarm, Hommikutäht, Süütuse lootus. Vabamüürlaseks vastuvõtmine oli keeruline rituaal, nagu ka liikme igale järgnevale astmele pühitsemine. Näiteks Otto Wilhelm Masing, kes on saanud kuulsaks Õ-tähe toomisega Eesti tähestikku, on kord kahetsusega kirjutanud. Et ma noore mehena selle organisatsiooni tegelikust eesmärgist vajalikku selgust ei võinud saada, et lisaks mõningad selle poolt omaks võetud tseremoniaalsed tavad mulle ei meeldinud, nii tõmbusin peagi sellest tagasi. 1820. aastatel hakkab tsaar Aleksander I vabamüürluses ning teistes salaorganisatsioonides tajuma ohtu oma võimule. 1822. aastal keelustab ta vabamüürluse lõplikult. Kas loožid ka tegelikult likvideeriti? Seda saladust ajalugu meiega ei jaga. Nende sümboleid ja märke on poetatud hilisemal ajal nii mõnessegi Eesti ja Liivimaa mõisa ja mõisaparki. Ka siin filmis kasutatud joonistused pärinevad veidi hiljem tegutsema asunud vennaskonnalt Fraternitas Revaliensis. Aga valgustusajal käima lükatud protsessid lõid soodsa pinnase baltisakslaste ajaloohuvi tärkamiseks. See viis mitmete seltside ja liikumiste loomisele, mis omakorda aitasid esile tõusta siinsel maarahval, eestlastel. Aga siit edasi on juba hoopis üks teine lugu.